Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Eile kohtusid USA presidendi esindajad Moskvas Putiniga. Meil on stuudios strateegilise kommunikatsiooni ekspert ja Riigikogu liige Peeter Tali. Tere päevast! Tere vabast Eestist! No mis me sellest Moskva kohtumisest teame? Et kas need Trumpi esindajad läksid Putini juurde mingi konkreetse plaaniga või oli see mingi teistsugune kohtumine? Ega seda ju täpselt ei tea, aga mida nüüd venelased on öelnud ja mis välja on tulnud, et asi lõppeski nii, nagu ta pidi lõppema, ei kuidagi. Ehk siis ma nimetaks seda nii-öelda 28-punktilist plaani pigem ikkagi Dmitrijevi Witkofi paktiks, et millest siis läbirikkumiste käigus eurooplaste ja ameeriklaste ja siis ukrainlastega on saanud siis minimaalsem 19-punktiline asi väidetavalt ja siis mindi seda nüüd Moskvasse põrgatama. Ja see sündmus ise oli ju nagu klassikaline, et kõigepealt Putin lasi neil 3 tundi oodata, tegi midagi muud, esines kuskil, kus ta leidis siis võimaluse ähvardada Euroopa liitlasi ja Euroopa Liitu otseselt sõjaga. Et siis võõrustas Witkofi ja siis Trumpi väimest. Keegi seal 5 tundi rääkisid ja jõudsid ei kuhugi. Ja miks nad jõudsid ei kuhugi? Sellepärast, et Putin tunneb, et jäme ots on tema käes ja et ta ise ka usub neid valesid, et sõjas on tal edu sees. No ütleme, initsiatiiv on, aga paljuski need asjad ei ole nii, nagu ta tahab ameeriklastele näidata. Teeskleb läbirääkimisi, et mitte välja pahandada Trumpi ja samal ajal on ta eesmärk ikkagi alistada Ukraina kapitulatsioonile, lõhkuda ära NATOs eurooplaste ja ameeriklaste ühtsus ja kui on võimalik teha Euroopa Liidus ka lõhesid riikide vahele, et meid lõhestada. Ja Putin pole üksi, et tema selja taga on ta autoritaarsed seltsimehed siis Hiinast, Põhja-Koreast ja Iraanist ka. No seda Kreml ka teatas, et jah, et tulemust ei olnud läbirääkimistel, aga mõningad edusammud olid. Et mis need mõningad asjad võivad olla, eriti kui arvestada, et nad juhtisid seal tähelepanu sellele, et räägiti palju territooriumidest. Kas need edusammud võivadki olla selle territooriumide asjas? Ei, no kindlasti mitte, sellepärast, et Putin tahab territooriumid, tahab kapitulatsiooni, aga territooriumid ei ole tema eesmärk. Tema eesmärk on ikkagi Ukraina alistada ja kapituleerima sundida. Aga see, mida venelased ütlevad, et see on jälle selline mäng, ta ütles, me rääkisime territooriumitest, kokkulepet ei ole, venelased võtavad initsiatiivi ja üritavad siis Trumpi tüürida sinna, et ta avaldaks survet Ukrainale. Ja see on ju kõik nagu tagurpidi. Venemaa on agressor ja survet üritatakse Ukrainale peale panna, et ukrainlased teeksid kapituleeruksid ja teeksid rahu. Ukrainlased saavad ju suurepäraselt aru, et isegi ükskõik mis tingimustel rahu tehakse, venelased tulevad uuesti neile kallale mingi aja pärast, ilma igasuguse ettekäändeta. No tegelikult on ajakirjandus ka vihjanud sellele, et need 2 ameeriklast, kes seal läbi olid rääkimas, et seal võivad olla suuresti ka nende isiklikud majandushuvid mängus. No võivad muidugi, et see ongi see diili tegemine, et ühest küljest Putin tahab majanduslikust isolatsioonist välja tulla, mis on seal ka nendes punktides juba kirjas ja siis ta räägibki ameeriklastega sellises ärilises diilide keeles, et Kutšner ja siis Witkov, et teeme siin mingi diili ja teeme siin koos äri ja saate veel rikkamaks ja nii ta siis üritab seda mängu mängida. Aga ikkagi me peame nägema eesmärk, et eesmärk on see, et sundida Ukraina alistuma ja siis järgmised sammud on lõhkuda ära NATO ja Euroopa Liit.
no Ukraina on kogu selle protsessi vältel, mis on nüüd viimased 2 nädalat kestnud, pandud ikkagi väga suure surve alla. Ukraina president ei saa otseselt öelda kõigile asjadele ameeriklastele ei, aga samas on ju võimatu, et selle kõigega ka nõustub. Kas praegu on see hetk, et me võime nagu suhteliselt ühemõtteliselt öelda, et ameeriklased on siiski rohkem venelaste poolel kui Ukraina poolel? Seda on keeruline öelda, et muidugi need KGB operatiivnikud loevad Witkofi, Kutšnerit ja Trumpi nagu lahtist raamatut, lehitsevad ette ja taha ja selles mõttes on nad lahti hammustanud ja mingid asjad on nad ju ka saavutanud, näiteks Trump oli peaaegu andmas pikamaa-rakette, tiibrakette Tomahawk ja siis Witkov veenis teda mitte seda tegema ja loomulikult ukrainlased ei saa välja pahandada ameeriklasi, me ka ei saa ja me peame rahulikult rääkima, aga ikkagi lootus on sellele, et parlamentide vahelistel suhetel, et ikkagi Ameerika kongressil, alamkojal ja senatil on ka ikkagi Ameerika poliitikale ja välispoliitikale suur mõju. President võib palju teha, aga ikkagi see on see tasakaalustav osa. No vot sinnamaani ma tegelikult tahtsingi jõuda, et tundub, et see ikkagi niisama lihtne ei ole, et 2 tüüpi, kellel on ka isiklikud majanduslikud huvid, lähevad Ameerika nimel pidama Venemaaga läbirääkimisi ja kellelgi teisel polegi USA's selle kohta midagi öelda. Jah, et kongressis tuleb arvestada ka seda, et ka kõik vabariiklased tingimusteta ei toeta seda lähenemist, aga ega see Ameerika ongi viimase aasta-paariga on väga palju muutunud ka, et vabadused on tähtsad, aga väärtused enam nii tähtsad ei ole praeguses administratsioonis, aga meie asi on hoida ikkagi seda Atlandi ülest sidet, sellepärast, et ameeriklastel on meid, eurooplasi ja vaba maailma sama palju vaja kui meil neid, et kui Venemaal ja Hiinal õnnestub lüüa Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahe, siis Ameerika mõju maailmas ka väheneb. See ei ole meie, Euroopa, Jaapani, Austraalia, Lõuna-Korea huvides, kindlasti mitte. No arvestades seda, et Putin jõudis enne seda kohtumist ähvardada Euroopat ja tegelikult on ka USA poolt tulnud üks sõnum, et pole Euroopa asi öelda, kuidas need rahvusvahelised reeglid selle sõja olukorras täpselt on, et siis mida Euroopa praegu teeb? Kuidas praegu Euroopa, siin on tegelikult 2 nädalat olnud seda päris pingelist olukorda, nüüd see eilne kohtumine mängis veel kaardid natuke segamini, et kuidas Euroopa sellel ajal käitunud on? No see piirkond siin ja Põhjamaad on käitunud väga põhimõttekindlalt ja andnud tohutult raha selle purli raames, mis tähendab, et Euroopa riigid annavad raha, millega ostetakse Ameerika relvastust ja varustust ukrainlastele. See on nüüd üks asi. Aga Euroopa on sõnades väga palju toetanud, nüüd on vaja ka tegusid. Ja hea uudis on see, et Euroopa Komisjon täna tuli välja ettepanekuga, et kuidas siis need Vene külmutatud varad kasutusele ikkagi võtta. See on siis peaasjalikult Belgias külmutatud raha, millele Belgia on väga vastu olnud, et neid kasutusele võttes ta kardab, et võidakse tema käest neid välja nõuda. Ja enne juba Venemaa jõudis mängida isegi sellist mängu, ütles, et aga nende külmutatud varadega võiks nii teha, et 1/3 annate meile tagasi ja 1/3 siis või 2/3 siis ameeriklaste juhtimisel hakkate Ukrainat toetama ja taastama. Aga nüüd see lugu on, et ukrainlastel saab raha riigi ülevalpidamiseks järgmise aasta kevadel, märts-aprill otsa ja nüüd ongi nagu valik, et mis me teeme. Kas me võtame laenu, et Ukrainat toetada nagu Euroopa Liit ja anname oma raha neile meie maksumaksja taskust või siis kasutame seda Venemaa keskpanga külmutatud varasid, mis on. Ja see loogiline on see, et maksma peab ju ikkagi see, kes kahju teeb, agressor, mitte meie maksumaksja. Ja ma olen ikkagi mõõdukalt optimistlik Euroopa ülemkogu suhtes, mis peaks nüüd kokku tulema 18-19
detsember enne jõule, et need sammud on tehtud, nüüd on vaja leida sinna poliitiline koosmeel ja millega Euroopa Komisjon tuleb ka välja, et mõnedes asjades nagu sanktsioonide teha pikemaks, et nad ei oleks mitte 6 kuud, vaid näiteks 3 aastat ja kindlasti ei peaks seal olema ka see konsensus, et võib teha ka kuidagi teistmoodi, et kõik riigid ei ole nõus, et see võtaks ära võimaluse Ungaril trollida ja ka Slovakkial trollida. No sa olid ise eelmisel nädalal Ukrainas. Kuidas seal meeleolud on praegu? No selles mõttes, et ukrainlased on väsinud, aga ei murdu ja Ukraina poliitikud, me kohtusime siis riigikaitsekomisjoniga, Ukrainas on julgeoleku- ja luurekomisjon ja siis ka Ülemraada esimese asespiikeri härra Korlenkoga ja siis neil on ikka selged asjad, milles nad järele ei anna. Nad ei loovuta territooriume, et füüsiliselt ei anna midagi ära ega ei nõustu ka kuidagi de facto de jure äraandmisega. Nad ei ole nõus oma sõjaväe, kaitseväe suurust vähendama ja nad ei ole nõus, et öeldakse, et millega Ukraina võib liituda või mitte liituda, ehk siis suveräänsust ära andma. Aga ühel ööl, kui me seal olime, oli ukrainlaste, kiivlaste mäletamist mööda kõige massiivsem õhurünnak, kus rünnati seal mingi, kui ma mälu nüüd ei peta, et 600 Shahed ja Kerbera tüüpi drooniga ja 36 erineva raketiga, et see kestis ikka 8-9 tundi. Et kesklinn oli muidugi väga turvaline, aga ikkagi magalarajoonides inimesed said üle 30 sai viga ja oli ka surnuid. No see viimane korruptsiooniskandaal on nüüd ka Ukraina enda ühiskonda ilmselt tublisti raputanud, et kui halb see lõppkokkuvõttes Ukraina presidendil on? See on väga halb, et see on väga halb ja see oli just see päev, kui me olime seal ka, kui Andriy Yermak, kes oli väga mõjukas presidendi administratsiooni ülem, et kui ta astus tagasi, põhimõtteliselt Zelenski ütles oma sõbrale, et mine ära, aitab küll. Ja ukrainlased on sellega ikkagi väga rahulolematud ja seal tippjuhtkonnas võivad muudatused järgneda veel ja et kuna rinnetel läheb nagu läheb ja ei ole saadud mobilisatsiooni ja uute vägede genereerimist käima, et siis nagu tõsiselt arutatakse ka selle üle, et võib-olla vahetatakse välja ka Ukraina kaitseväe juhataja kindral Aleksandr Sõrski. Räägime korraks rindel toimuvast ka, et venelased on nüüd juba mitu korda teadanud, et Pokrovsk on nende käes, et võib seal tõepõhi taga olla? Suurt osa Pokrovskit keegi väga ei kontrolli, et me saame näidata seda Pokrovskit, mis on nagu selline hall ala ja siin see teine Mõrnograd ka, et siis venelaste eesmärk on see transpordisõlm ära võtta ja siis siin üleval peaks olema siis Slovjansk ja Kramatorsk kaksiklinnastu, et võtta siis terve Donetski oblast ära, et umbes 20% Donetski oblastist on okupeerimata ja ukrainlaste kaitse teeb väga keeruliseks see, et siin ta on nagu poolkaares, et venelased saavad droonidega seda kontrollida ja mis taktikat venelased kasutavad, et nad väikeste gruppidega 2-4 inimest imbuvad siis läbi, lähevad kuskile keldrisse, ütleme, et seda Pokrovskit ja Mõrnogradi siis nagu linnadena väga ei ole, et need on ikka varemete väljad ja siis ronivad sinna kuskile varemetesse vahele ja siis tuuakse neile asju juurde ja siis üritavad sealt edasi edeneda ja seal käivad ikkagi jätkuvalt linnalahingud ja nüüd tal on selline müstiline
noh, nagu ei taha teise maailmasõjaga paralleeli väga tuua, aga selline müstiline nagu Stalingrad, et varemete hunniku pärast sõditakse ja ukrainlased hoiavad seda sellepärast, et see on märgilise tähendusega ja nad saavad hakklihamasinast neid sadu ja tuhandeid venelasi läbi lasta. Aga kui rinnetest veel rääkida, siis Kupjanskis on üleval on siis Oskili jõe juures on venelastel olukord üsna hapu, et seal on ukrainlastel edu sees, et nad puhastavad, siis lahingud käivad ka siin üleval Konstantinovka suunas, jällegi eesmärk on ikkagi kogu Donetsk okupeerida ja siis Zaporožje oblastis steppides on venelased jõudnud Zaporožje linnale umbes, siin on Zaporožje, siin on ka nool näha, et on jõudnud umbes 30 kilomeetri kaugusele. No ukrainlased hindavad, et nad on kaugel sellest, et linnale lähemale jõuda, aga jällegi, et linn võib osutuda suurtüki ja siis mitmikraketi heitjate tule ulatuses olevaks ja siis siin üleval muidugi venelased räägivad, et nad on vallutanud Vovtšanski. Noh, sellest ei ole ka midagi järgi ja enamus seda tõesti venelased kontrollivad. Aga nüüd kogu selle jutu eesmärk on ka öelda ameeriklastele ja Trumpi administratsioonile, et venelased sõjaliselt nagunii võidavad ja las ukrainlased annavad osa territooriumi ära ja siis kapituleeruvad. Sest see mäng on ikkagi selle peale, et ukrainlased kapituleeruksid. Kui kogu seda protsessi, seda nii-öelda rahuläbirääkimiste protsessi vaadata, siis praegu on ameeriklased rääkinud Ukrainaga, kuuldavasti mingite tulemustega ja ameeriklased on rääkinud siis venelastega ühe korra ilma, et seal oleks presidentide kohtumisi toiminud. Mismoodi see protsess võib edasi minna, et kas mingisugusel hetkel on üldse reaalne lähitulevikus, et omavahel kohtuvad ukrainlased ja venelased? Praegu seda küll ei paista, et venelased jõudsid isegi öelda, et kuulge, et me seda jõulu või aastavahetuse vaherahu ka ei tee. Ja venelased on tavaliselt jõulude ajal ikka üritanud midagi teha, kuna jõulud ei ole neile ju tähtsad ja nüüd Ukraina juba mitmendat aastat järjest tähistab jõule koos ülejäänud läänemaailmaga, ehkki nad on ju valdavalt õigeusklikud, et nad tõstsid jõulud ka samale ajale nagu siis ütleme Kreeka õigeusklikud on neid pidanud, aga hetkel ei paista küll ja nüüd lahinggrupp Kutšner ja Vitkov lahingpaar kohtuvad ka ukrainlastega ja eks nad jälle põrgatavad ja praegu tundub küll, et sel aastal ei ole midagi juhtumas. Kui olukord on väga dünaamiline, aga kui midagi võib juhtuda, et siis ma ootaks seda pigem järgmisel kevadel. Jällegi, ukrainlased on väsinud, aga nad ei ole nõus kapituleeruma ja ikkagi hoolimata probleemidest mobilisatsiooniga nad suudavad seda rinnet hoida. No jah, sinna ma lõpetuseks tahtsingi just nimelt jõuda, et ukrainlased on väsinud, aga nad suudavad rinnet hoida ja venelastel ei ole ka mingeid suuri täiendavaid võimsusi kusagil tuua, et seda olukorda seal rindel, ütleme niimoodi kardinaalselt muuta. No selles mõttes on, et neil seda elavjõudu tuleb peale ikkagi piisavalt. Me kõik loodame, et saavad otsa, aga paraku ei saa. Ja nüüd Vene Riigiduuma muudab või muutis juba ka seadust, mis lubab kasutada reservväelasi siis ka välismaal. Need nii-öelda mitte sõda, aga siis piiratud ulatusega sõjaline operatsioon, mis on see Vene eufemism. Ja mina ei tea, kui palju neid reservväelasi alles on, palju on juba teenima võetud, aga nii-öelda kuuma reservi Venemaal suurusjärk oli 2 miljonit. Et sealt võtta küll veel, et panevad käe sisse ja võtavad või siis kasutavad neid oma territooriumil, saadavad mingid oma territooriumil olevad üksused sõtta. Et
Putin hindab, et tal inimressurssi on ja ta loodab, et läänemaailma tahe, raha ja sõjaline võimsus toetada siis asjadega saab enne otsa, sest lahinguid võideldakse ja võidetakse rinnetel, sõdu võidetakse pealinnades, põldudel ja tehastes. Peeter Tali, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile vaatamise eest. Postimehe järgmised otsesaated on eetris uuel nädalal. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.